tere tulemast reaalajamajanduse videopodcastide kuulajad ja tänases episoodis on meil stuudios külaliseks Annika Oja, kes on Maksu- ja Tolliameti käibemaksuosakonna juhataja ja mina olen Margus Tammeraja, Eesti Raamatukogude Kogu juhatuse esimees ja reaalajamajanduse pikaaegne entusiast. Ja täna räägime siis sellest, kas käibemaksudeklaratsioon, mis on üks toredamaid deklaratsioone, on võimalik muuta ise täituvaks. Tere tulemast, Annika. Tere. Et see pealkiri on nüüd selline hästi palju lubav, et ise täituv. Et tegelikult ma tahan siinkohal natuke seda hoogu maha tõmmata, et ühtepidi on see ise täituv selline emotsiooni tekitav, aga teisalt on see tekitab ka palju hirme. Ehk et tegelikult jääb see ikkagi niimoodi käima ka tulevikus, et raamatupidaja ikka kinnitab asjad, mida ta saadab oma raamatupidamisprogrammist Maksuametisse ja käibedeklaratsioon hakkab siis alles täituma, kui tema on seal liigutuse teinud. Just. Ja tuletame kuulajate vaatajate meelde, et mida see andmepõhine aruandlus endast kujutab. See tähendab seda, et me sisuliselt hakkame raamatupidamiskirjandites kajastama sellise detailsusega andmeid, mis võiks olla aluseks automaatsele deklaratsioonide täitmisele või siis kas või aasta aruande täitmisele. Ja selleks, et selline asi üldse saaks sündida, on meil vaja ka ühtset taksonoomiat. Kui vaadata Maksuameti poole pealt, siis kuidas selle ühtse taksonoomia loomine kulgenud on? No ma julgen küll siinkohal öelda, et see ühtse taksonoomia loomine on olnud kindlasti suur töö nendele inimestele, kes sellega seotud, aga täna me oleme sellega päris heas seisus ja loodame, et aastast 2027 saab see siis kõigile minema kohustuslikuks Eestis. Suurepärane ja see ühtne taksonoomia praktikas tähendab seda, et meil on välja mõeldud klassifikaatorid ehk tunnused, mis iganes majandustehingute klassifitseerimiseks. Ehk kui me siin ennem rääkisime ühes episoodis tööjõu ja palgatasudest, siis erinevad töötasu liigid, näiteks väljamakseliigid. Kui me käibedeklaratsioonist räägime, siis me räägime klassifikaatorite mõttes vist ühest suurest klassifikaatorist, on ju nii? Ja me räägime ühest suurest klassifikaatorist, aga seal alana on ikkagi, et erinevad teenused saavad seal oma klassifikaatori, nii et igale tegevusele teenusele saab ikka oma klassifikaator külge. Mis siis praktikas ilmneb konkreetselt kasutatavates raamatupidamistarkvarades, ehk kui me raamatupidamistarkvaras müügi- või ostutehinguid kajastame, siis sinna raamatupidamiskirjandisse peab jõudma just nimelt see ühtses taksonoomias kirjeldatud klassifikaator, just selle koha peale, kus siis info liigub pärast raamatupidamiskirjandi nii-öelda XBRL-GL-i ehk Extensible Business Reporting Language Global Ledger Frameworki alusel ehk raamatupidamiskirjandi andmekoosseisu alusel täpselt õigesse andmevälja ka vastaspoolel. Ehk siis raamatupidamissüsteem, olles selle tunnuse sisestanud, automaatselt edastab selle näiteks Maksu- ja Tolliametile. On see nii? Ja, täpselt niimoodi. Et selle kõik teebki siis nii-öelda lihtsaks ja automaatseks ja andmepõhiseks, eks ole see, et kõik me räägime ühes keeles, ehk see taksonoomia on nagu justkui üks ühtne keel kõigile raamatupidamishuvilistele ja raamatupidajatele. Just, ja paratamatult kõik ettevõtjad on raamatupidamishuvilised kohustuslikus korras ja need ka, kes varem aasta aruannet näiteks ei tahtnud esitada, siis nüüd viimastel aastatel on see aruandluskohustuse täitmine läinud oluliselt, ütleme siis ladusamaks ka aasta aruannete poole peal. Aga kui nüüd mõelda käibedeklaratsioonide peale, siis kas käibedeklaratsioonide täitjaid on sama palju kui Eestis üldse ettevõtteid? Ei, et tegelikult on meil käibedeklaratsiooni täitjaid praegu umbes 120 000. Nendest 10% saadavad meile igakuiselt nulldeklaratsiooni. Et võib-olla, kui see andmepõhine aruandlus meil tuleb, et siis tasub ka nagu mõelda, et kas seda nulldeklaratsiooni on vaja saata. Et ilmselt on see jäänud nagu kuidagi niimoodi, et inimestel on see hirm, et kui ma nüüd korra ennast käibemaksukohustusest maha võtan, äkki mul enam uuesti ei võimaldata seda. Ja see läbi on meil siis selliseid aktiivseid käibedeklaratsiooni esitajaid, siis võime täna öelda umbes 108 000 stiilis. Okei. Ja vaadates nagu asju üldisemalt, siis käibemaks kui selline on siin kogu aeg tekitanud poleemikat, kord jälle tõstetakse, kord jälle alandatakse ja nii edasi. Kui suure osa tegelikult moodustab käibemaksu summa Eesti riigi tuludest, riigieelarve tuludest? Ma jään selle numbriga nagu hätta, ehk ma ei oska sulle praegu seda protsenti öelda, aga kindlasti see on sotsiaalmaksu järel kõige suurem maksutulu
mida me Eesti riigis kokku korjame. Just, ja meeldetuletuseks kuulajatele, vaatajatele siis umbes pool riigi tuludest tuleb tulu- ja sotsiaalmaksu pealt, nii et käibemaks on suuruselt järgmine. Mis tähendab seda, et käibemaksul on hästi oluline roll selles osas, mis puudutab Eesti riigieelarve, ütleme siis, plussi jõudmist, millega iga aasta on üks suur peavalu. Aga tõstes praegu nüüd käibemaksu, me salvestame siin jaanuaris 2025, kas midagi muutub paremaks tänu sellele, et käibemaks nüüd jälle natukene tõuseb? No ma arvan, et kui ma oleksin ettevõtja vaates, ma ütleksin kohe kindlasti, et ei lähe paremaks, on ja olen tavaline klient, ütlen ka, et ei lähe paremaks, kõik läheb kallimaks. Et ega siin midagi, et me ju täna teame, miks seda käibemaksu tõstetakse, et tegemist on julgeolekumaksu ühe osana, jah, on rasked ajad ja on seda nii majanduses kui ka julgeolekus. Ja me lihtsalt, ongi raske öelda, et kas midagi läheb paremaks. No raha ikka hakkab rohkem tulema riigi taskusse, on ja loodetavasti see siis realiseeritakse õigetesse kohtadesse ja et meie kodanikud ja ettevõtjad ka tunneksid ühel hetkel, et see tõus tasus ennast ära või et see oli õige liigutus. Just. Ja kuidas statistika täna näitab, et kui palju neid käibedeklaratsioone täidetakse masinliidese kaudu? Ma kohe üldse ei tahaks seda protsenti öelda, sest ma olen selle üle jätkuvalt väga kurb, aga just võtsime välja, et kui me eelmine aasta alguses, 2024 alguses oli see 5% käibedeklaratsiooni puhul, siis nüüd on ta 6,5 peal. Aga ta on hästi aeglane kasvama. Et siin on kindlasti nagu erinevad põhjused. Kindlasti on siin mingid tehnilised lahendused, mis palju loevad, et kes ei taha endale XD lahendusi luua või nähakse, et see on nagu kallis. Samas mina nagu näen, olles siin erinevate raamatupidajate ettevõtjatega suhelnud, et väga suur on lihtsalt hirm, et kõik läheb midagi valesti ja ma tahan ikka kontrollida. Ja no siis on veel, kuna ma ise olen ka seda saatnud, on ju kuskilt programmist otsa, siis ma tean, et see on niisugune natuke pead ootama, siis juba see tundub kahtlane. Kõigepealt, kui ma ikka 1,5 minutit sahmin faili maha salvestamisega, siis see on oluliselt nagu mõistlikum tegevus, kui lihtsalt rahulikult oodata see 1,5 minutit. Et me näeme nagu selliseid kohtas, et see on jah väike, aga me enda poolt saame teha seda, et me järjest nagu lihtsalt räägime sellest palju rohkem just selle läbi, et kui lihtne see tegelikult on kas oma vigade parandamine, kui sa vajad uuesti saata, on ja ilmselgelt, et kui see andmepõhisus tuleb, siis see võiks nagu palju rohkem elama minna. Nii et aga me enda poolt jah, muudkui soodustame seda. Ja mis põhiline on ju tegelikult ju raamatupidaja, need klikiliigutused vähenevad, on ju, et ilmselgelt ühest otsast seal paistab, et mul jääb siis tööd vähemaks. Kui sa teed ikka 7 kliki asemel 1 kliki, siis juba ongi pahast, on ju. Siis pole varsti vaja. Et need on sellised probleemid, mida me nagu Maksuameti poolelt näeme. Et ega muidu kõigile meeldib, aga lihtsalt tundub nagu, et ei tea, kas on vaja. Aga kui suur see osakaal on, mis failina esitatakse? Failina esitatakse tegelikult ikkagi, ma võin öelda, et ma arvan mingi 75%, siis iseteeninduskeskkond, eks ju, sisenetakse ka, ja sealt kaudu ka toksitakse käsitsi andmeid sisse. Kõige väiksem on ilmselgelt täna juba paberkandjal, et tuleb. Aga seda ikka veel on? Aga seda veel ikkagi on, et ühtepidi seda tekitab see, et ei saa ennast identifitseerida, mitte residendid, eks ju. See on nagu üks probleem ja teiseks on siis ka need, kes tahaksid lihtsalt korra kuus maksuametnikuga rääkida. No maksuametnikuga võib-olla jah, mõned inimesed tahavad väga rääkida, aga mõned inimesed on sunnitud rääkima. Kui nüüd jällegi selle andmepõhise aruandluse juurde tagasi tulla, siis nagu me siin rääkisime, siis raamatupidamiskirjendis peaks siis sisalduma kõik need andmed, mille alusel see maksudeklaratsioon ise ennast täidab. Kas täna on see tehniline valmidus juba jõudnud sellesse suurusjärku, et mingid majandustarkvarad saavad seda testida? Pean täna selle aasta alguses veel ütlema, et ei ole me veel nii kaugele jõudnud, et hakkasime kõik suure hooga pihta, ilmselgelt on tegemist ühe suure ja täiesti tundmatu teemaga ja selle läbi ma tahaks loota, et me saame seda võimalust pakkuda selle aasta võib-olla 3. kvartalis, millelgi selliste esimesi mingid versioone, et võtta testijaid, aga praegu oleme jah täiesti sellises ärianalüüsi faasis, kus siis ära on kaardistatud et kuidas kogu see asi täna toimib ja praegu siis oleme sellise tulevikupildi kokkukirjutamise juures koos oma arenduspartneriga. Okei. Kui nüüd mõelda selle peale, et tulevikus
loodetavasti valdav enamik hakkab esitama andmepõhiselt neid andmeid, mis käibedeklaratsioon ise täidavad, siis mis saab nendest, kes tahavad ikkagi tulla e-maksuameti lehele ja seal käsitsi midagi säästada? No kuna meie ülesanne on ikkagi riigis see maksuraha kokku koguda, siis me kindlasti esimese hooga jäävad kõik võimalused klientidele avatuks. Nüüd on ise küsimus, et millal see hakkab siis oma loomulikku teed mööda minema niimoodi, et seda ei taheta teha. Sest et eks seal tekib mingi ebamugavus võrreldes sellega, kes automaatselt neid asju saadavad. Aga me võimaldame põhimõtteliselt kõike, mis nagu vähegi, millega on kliendid täna harjunud. Aga me miskipärast arvame, et see läheb neile endale nii palju keerulisemaks, et täna on ikkagi ka 10% meie andmetel või küsitluste põhjal ettevõtteid, kes teevad ikkagi veel Excelis raamatupidamist, mis tundub ka täiesti, et kuidas moodi. Ja ometigi seda tehakse. Et ma arvan, et siin on väga suur töö teha ka riigil, kes siis võiks rääkida erinevatest võimalustest, julgustada. Meil on olemas ka mingid väga, ütleme täna mingil väiksel ettevõttel ju väga odavad ERBi või raamatupidamisprogrammi lahendused. Et eks me peame lihtsalt rääkima, et ega see ja ma ei tea, kes täna see Exceli põhine täite enam on, et mul praegu tuleb küll silme ette siuke 78-aastane raamatupidaja, kes kunagi perfokaartide peal asju tegi, aga kunagi ei või teada. Ma tean isiklikult 36-aastast väga edukat ettevõtjat, kes teeb Excelis sellepärast, et ta ei usalda ühtki raamatupidamisprogrammi. Aga siin on võib-olla kivi sinna raamatupidamistarkvara arendajate kapsaaeda, et ei ole tehtud nii mugavaks, et absoluutselt kõik ettevõtjad tahaksid neid programme kasutada. Mikroettevõtjad ju enamuses kasutavad raamatupidamisteenuseid ja tegelikkuses see statistika näitab, et umbes mingi 130 000 juriidilist isikut, neil on andmebaas kuskil raamatupidamissüsteemis, mis tähendab seda, et omakorda mingisugusel suurel hulgal ei ole seda raamatupidamissüsteemi, võib-olla teevadki Excelis ja ise omast käest tean, et tehakse ka lihtsalt panga väljavõtte põhiselt aastaaruandeid, mis tähendab, et raamatupidamist üldse nagu põhimõtteliselt ei peeta. Kuigi raamatupidamisseadus kohustab tegelikult ju kõiki juriidilisi isikuid raamatuid pidama, teatud registreid ja nii edasi. Aga mitte sellest ei tahtnud me rääkida, vaid pigem sellest, et kuidas siis ikkagi see andmepõhine aruandlus muutuks nii mugavaks, et ka need ettevõtjad, kes täna seal Excelis teevad või siis panga väljavõtte põhjal oma aastaaruannet teevad, et ka nemad tuleksid selle süsteemiga kaasa. Kas Maksuametil on siin ka mingisuguseid präänikuid anda neile ettevõtjatele, et teie annate meile andmed ja meie teedame teie eest need deklarid ära ja midagi saate veel? No me praegu ei saa veel seda kindlalt välja öelda, et me hakkame mingid präänikuid siin pakkuma. Jah, me oleme nagu enda sees kaalunud, et see ei saa tulema esimeses etapis, aga kindlasti, et kes hakkaks kasutama seda andmepõhist aruandlust, et tal see, ja tema vastaspool ka, eks ole, siis võib-olla tekib võimalus, et raharinglus läheb kiiremaks, ehk käibemaksu tagastusperiood läheb lühemaks. Et need on need, mida Maksuamet pakkuda saab. Et see on meil kindlasti ühe mõttena õhus, aga see nagu eeldakski seda, et võetakse need ERBid ja raamatupidamisprogrammid siis nagu väga omaks, Ja nagu ma ennem ütlesin, minu meelest on kõige suurem asi see, et me peame siin jube palju kommunikatsiooni tegema. Ja samamoodi ka need ERBid ise, et nad oleksid nagu olemas, et nad nagu tutvustaksid. Et kui sa mäletad, siis me alles hiljuti olime ühes debatis koos, kus üks noormees ütleski meile kohe, et aga väiksed ettevõtjad otsivadki endale kohta ja nad vahetavadki programme, aga see võikski olla kuidagi selline, et jah, sa saad sellest aru, et tegelikult ju täna ükskõik, mida sa ikkagi kasutama hakkad. Ma olen ka kunagi raamatupidajaks õppinud, ega esimese hooga tõmbab ikka kinni, kui sa igapäevaselt sellega ei tegele. Et just, et see kommunikatsioon, et võib-olla just, et miks see nagu hea peaks olema ja Aga kui mõelda praktiliselt, siis käibemaks on ju hästi tihedalt seotud ostumüügitehingutega, mis omakorda on seotud sellega, et üks pool esitab teisele arveid, mis omakorda on seotud teemaga e-arved, mis on meil siin, ma ei tea, mitukümmend aastat juba Eestis käinud, et tuleb kohustus, ei tule kohustust, vahepeal nagu oli kohustus, nüüd jälle enam justkui ei ole või on. Et kuidas seda praegu siis tõlgendada, et ostjal on õigus nõuda endale e-arve esitamist. Kas see võiks tähendada, et meil tekib ka plahvatuslikult rohkem neid e-arve, ütleme siis interaktsioone raamatupidamistarkvarade vahel ja omakorda see täidab automaatselt neid raamatupidamiskirjendeid, mis omakorda lähevad ise täituvale käibedeklarile. Et e-arved on võib-olla see baas, kust asi hakkab liikuma. Ja just, et täpselt sama mõtet oleme meiega kogu aeg üritanud juurutada, sellest rääkida ja täpselt selline see olla võikski, et need meie ettevõtted hakkaksid need e-arveid kasutama.
aga jah, tõesti, nagu sa siin mainisid, need muudatused on ju, mis sellel aastal tulevad, et ma pean tunnistama, et minu sihuke esmane emotsioon oli, see oli minu isiklik emotsioon on ju, et samamoodi, et kui sa juba ütled millegi kohta, et seda ei pea tegema, et siis võib see tuua sageli nagu käigus, et no siis me ei teegi on ju versiooni. No tahaks loota, et see nii ei ole, et see päriselt, et on tekkinud harjumus ja järjest rohkem see harjumus tekib, sest et tegelikult on ju e-arve nii mugav asi, et ma ei tea, miks üldse peaks tahtma midagi muud nagu kasutada, on ju. Aga jah, et tulevik võikski täpselt selline olla ja see ju tegelikult hõlbustaks nagu kõike, on ju, et on erinevatel riikidel erinevad praktikad, et näiteks on kasutatud, eks ju, versiooni, et kui sa soovid oma sisendkäibemaksu maha arvestada, siis kasuta e-arvet, et me saame olla veendunud, et sinu vastaspoolel on täpselt sama sisuga arve ja selliseid nii-öelda käeväänamise asju ei tahaks teha, aga päriselt see ju oleks nagu üks asi, mis ei oleks üldsegi riigi vaates nagu halb. Ja ma arvan, iga mõtlev ettevõtja saab ka aru sellest, sest täna meie ametnikud ikka väga suure ajast veedavadki selle teemaga, et nad helistavad ühele või teisele kliendile, ütlevad, et sinu infi peal oli selline number, aga su vastaspartneril selline, palun muuda see ära. Ja nüüd, kas need ettevõtjad tahavad maksta selliste tühiste, võib öelda tühiste telefonikõne eest nagu riigiametnikele palka? No seda võiks teha ju tulevikus tehisintellekt. No võib ka seda teha, võib ka tehisintellekt teha, aga ikkagi, et see ei ole nagu mõistlik, eks ole, et see on lihtsalt nagu, et käib siuke vilgas, aga viljatu tegevus. No seda me oleme näinud aastakümnete jooksul palju. Aga tulles tagasi korra selle konverentsi juurde, reaalajamajanduse konverents toimus detsembris 2024, seal esines ka Maksu- ja Tolliameti kolleeg Itaaliast. Tema rääkis seda edulugu, et aga arved käivadki e-arvetena läbi Maksuameti süsteemide. Kas Eestis tulevikus võiks ka midagi sellist ette kujutada, et saadame e-arveid küll ja see automaatselt läheb kohe nii-öelda kirjandipõhiselt infoga Maksuametisse? Tänasel päeval me arvame, et me sellise süsteemi peale ei lähe, et Itaalia ongi selline hea näide, et kuidas neil õnnestus oma väga suurt maksuauku selle läbi nagu väiksemaks tõmmata oluliselt, aga see tähendabki seda, et riigil on ülal pidada väga kallis süsteem ja Eesti riik on piisavalt väike, et seda mitte endale lubada. Ja meie inimesed on ka oluliselt IT-teadlikumad ja palju sellised tehnoloogiasõbralikumad on ju. Ja võib-olla ka ausamad. Ja ilmselt ka veidi ausamad, sest kus kohast need ristisad ja ikka pärit on Itaalia poolelt, on ju. Just. Aga mis see Euroopa Liidu 5 teema meile võiks kaasa tuua tulevikus? Seal räägitakse, et piiriüleste tehingute puhul peaks ikkagi andma paari päeva jooksul sellest tehingust teada oma maa Maksuametile. Mida see tähendab? No see tähendab nagu seda, et me just täna oma kolleegidega arutasime, et mida see siis meile tähendab, et me tegelikult usume, et see on see, mis saab murdepunktiks. Et kui veel aastal 2027 me siin Eestis läheme sellele taksonoomiale ja andmepõhisele aruandlusele, aga 2030, kui see läheb siis kohustuslikuks piiriülestele tehingutele, no ma usun, et siis juba palju suurem mass liigub seda andmepõhist aruandlust kasutama, sest see lihtsalt nagu, kole öelda, aga elu sunnib. Ja võib-olla siis 10 aasta pärast oleme siin kõik rõõmsad ja ei mäletagi, kuidas käisid vanasti asjad. Ja meil on tegelikult see tehniline infrastruktuur juba üle 10 aasta olemas. Siin erinevates episoodides me oleme rääkinud ka e-arve operaatoritega, kes seda kõike võimaldaksid juba täna. Ehk siis, kui Maksuameti aspektist vaadata, siis ma saan aru, et aasta 2027 on see murde aasta, kui me võime rääkida isetäituvast käibemaksudeklaratsioonist. Niivõrd kuivõrd, eks ole, raamatupidaja vastutab algandmete eest, aga sinnamaani me siis peame nad majandustarkvara arendajaid omalt poolt ettevõtjatena, raamatupidajatena utsitama, et mingi arenguga kaasa. Aga mis te ise näete omalt poolt, varem nagu mainisite ka, et te olete kaasanud suuremaid majandustarkvarasid, aga need väiksemad. Eestis on ju teadupärast kümneid ja kümneid erinevaid raamatupidamistarkvarasid. Tegelikult me ennem siin oli jutuks, et kas me kellegi kutsume testima, et sinna me küll oleme mõelnud nii suuremaid kui ka selliseid väiksemaid, et on olemas täiesti see, ühesõnaga meil on see sihtgrupp nagu ära jagatud, et me kavatseme kõiki puudutada. Et just ka sellised, nagu sa ütlesid, need väiksed ettevõtted, mikroettevõtted on ju, et nendel on nagu ka mingid omad, ma ei hakka siin mingid programme välja ütlema, aga et neid on ju nii palju, et meil on see suht lai aare ja nende tegelikult on raamatupidamistarkvara arendajate poolt see
huvi nagu olemas ja nad on, mulle tundub just, et selle eelmise aastaga nagu aru saanud, et nende roll on seal väga suur, et muidu see tunduski jälle nagu sihuke riigi soov olevat, on ju. Et aga praegu jah, et tegelikult nemad on ju tegelikult see hääletoru ja kes nagu vahendab siis seda riiki ja ettevõtjat. Samas Eesti Raamatukogu Kogu on hästi tänulik selle üle, et ka meil on omavahel see diskussioon, et kuidas raamatupidamise arvestusliku poole pealt asjad välja võiksid näha tulevikus, kuidas optimeerida seda, et see infovahetus oleks võimalikult automaatne ja puha. Aga jah, sellises koostöös erasektor, avalik sektor, tegelikult need head mõtted ja süsteemid ju ellu viiakse ja sünnivad. Meil tegelikult hakkab vist aeg ka natukene siin otsa tiksuma, kas on veel mingisuguseid, ütleme siis salajasi mõtteid, millest tahate avalikult rääkida seoses käibedeklaratsiooni tulevikuga? Mul selliseid salajasi mõtteid ei ole, et pigem ikkagi see, et kui meid nüüd kuulavad veel ettevõtted, kes siis seda Excelis oma raamatupidamise asju ajavad või ikka ei taha ühtegi raamatupidamisprogrammi proovida, et ma arvan, et tasuks ikka proovida, et kui sa selle maitse juba suhu saad, siis sa oskad nagu hinnata seda lihtsust ja no muidugi e-arved, eks ole, et miks me neid ka ju propageerime, et küsimus ei ole, et kui Maksuamet räägib, siis kõik arvad, me tahame ainult kontrollida, et ei taha, et tahame lihtsalt, et mitte meie tahame, vaid igaüks tahab, et andmed oleks korrektsed. Ja kui on juba inimkäsi mängus, siis on paratamatus, et seal on vead, nii et seega, ma ei tea, proovime see aasta kõik vähemalt ühe arve saata ja juba saabki maailm ilusamaks. Mitte ainult ühe e-arve, vaid kõik meie e-arved võiks sel aastal olla e-arved. Kus juures selle koha peal jälle tuleb rõhutada seda, et ei Maksuamet ega ka mingi muu riigiasutus ei taha korjata teie detailseid andmeid kokku, vaid me tahame saada ainult need andmed, mida konkreetse kohustuse täitmise jaoks on vaja saada. Nii et kui täna oleme harjunud KMD, INF ja B-osaga, A ja B-osaga, siis tulevikus midagi rohkemat, enamat Maksuametilt ei soovi saada, ka siis, kui tuleb see isetäituv käibedeklaratsioon. Täpselt nii. Jaa, aga selle koha peal tõmbame vast otsad kokku. Suur aitäh stuudiosse tulemast, Annika Ojakäibe ja käibemaksu osakonna juhataja Maksu- ja Tolliametis. Oli väga meeldiv ja soovin teile kõigile head e-arvete saatmist ja loodame siis peatselt isetäituvat käibedeklarit. Aitäh kuulamast! Suur aitäh kutsumast!